Nüüd siis räägiks teile ülevaatlikult sellest sellisel teemal nagu tööstus 4.0. Küsin, et kas keegi saalis olijatest jõudis ka Tallinnas toimunud Manufuture konverentsile? Ei jõudnud, okei, ma ka ei jõudnud. Et pidin kahjuks olema kuskil hoopis teises kohas. Aga kindlasti need materjalid tulevad ka üles, et seal olid väga huvitavaid ettekanded, ma mõnda jälgisin siis reaalajas, et nad tegid nagu neid peasaalist nagu ülekandeid, et siis tasub kindlasti need materjalid üle vaadata. Nii, aga kui ma nüüd saaks oma slaidid siia, siis aga niikaua, kui need slaidid siia tekivad, ma loodan, et nad tekivad, et siis kes on kuulnud sellisest asjast nagu tööstus 4.0? Et täna ka majandusministeeriumi esindaja siis mainis ka tööstuse digitaliseerimist ja et heal lapsel mitu nime, et siis tööstuse 4.0 või tööstuse digitaliseerimine muudes keskkondades räägitakse veel ka, prantslastel on oma termin, hiinlaste kontseptsiooni nimi on siis Made in China 2025, et erinevatel regioonidel on siis nagu omad lähenemised, kuidas seda asja nimetada ja nüüd üritakski siis kiirelt anda teile ülevaate, et mida teised targad nagu siis räägivad, et mis asi see on ja mismoodi seda süüakse. Ehk siis, et mis sellest võiks päriselt siis ettevõtetele kasu olla. Ja alustada tuleks siis natukene võib-olla sellest, et miks me üldse sellest nagu räägime või kui sakslased on selle nagu vedada võtnud, selle tööstus 4.0, et Industry 4.0, et miks see nagu nende jaoks üldse oluline on, et umbes samadel põhjustel nagu Eesti ettevõtete jaoks. Et üks asi on siis töötajad, need on spetsialistide põud, surve palgakasvuks ei kao kuskil ära ja inimeste ootused töökeskkonnale ja töö iseloomule muutuvad. Et nooremad inimesed, kes peale tulevad, pigem tahavad siis niisugust töökohta, kus ma saaks konsooliga midagi nagu ägedat teha, midagi juhtida, oleks mänguline, gamification, igasugused muud niisugused, et lõbus oleks töökohal ja niisugust rutiinitaluvusega töötajaid on järjest nagu raskem nagu leida, kes siis ühte seda sama liigutust nagu suudaksid nagu teha. Teine, kliendid, et partiide suurused järjest vähenevad, erinevate toodete arv kasvab, tooteportfellid lähevad järjest suuremaks, oodatakse lühemaid tarnetähtaegu, tarnekindlus peab olema hästi kõrge, klient ise ei soovi enam vaheladusid hoida, et sina ise pead sellega kuidagi hakkama saama ja samas on siis alati surve hindu alandada ka veel. Ja noh, siin see ei ole minu nagu väide, see oli siin ühe ettevõtte juhi väide, kes siis ütles, et kui trendid nagu samamoodi jätkuvad ja suure tõenäosusega nad nagu jätkuvad, et siis on meil umbes 5 aastat aega, et kohanduda või siis tootmine Eestist ära kolida. Et kui me mitte midagi ei tee, et siis me 5 aasta pärast ei ole enam väga konkurentsivõimelised. Aga mis see miski siis nagu olla võiks või et siin on räägitud siis väärtusahelast ülesliikumisest ja nutikamast tootmisest ja nutikamatest toodetest ja et kuidas see tööstus 4.0 siis siia sellesse kontsepti mahub, et kuidas ta siis meil aitab ja täpselt mida siis nagu teha. Et kui nüüd nagu ajalugu nagu vaadata, et miks see 4.0 siis on, et mida see nagu tähendab, et kui 1.0 oli see, et tuli aurumasin ja hakati käsitööd siis mehaniseerima, aurumasinaga sai palju suuri asju tõsta ja palju asju liigutada, siis 2.0 oli see, et enne Fordi oli tegelikult teised targad veel, kes siis suutsid masstootmist käivitada, et Ford on lihtsalt kõige tuntum, aga et siis masstootmise käivitamine ja kogu maa elektrifitseerimine, mis oli siis ühe teise härrasmehe slogan, 3.0, kus siis on automaatika, infotehnoloogia ja elektroonika, sensorid. Et seda peetakse siis 3.0-iks ja nüüd 4.0 on siis see, kui kõik need masinad, sensorid on omavahel võrgustikus ja meil tekib informatsioon, mille pealt me saame hakata küsida küsimusi, mida me varem ei osanud küsida.
ma toon teile ühe täiesti mööblivälise näite, et üks tarkvarafirma Twitter, üks asutajatest pani kõikidesse oma tubadesse üles kalasilm kaamera ja salvestas 24/7 kõike seda, mis ta korteris nagu toimus. Ja nende andmete pealt, nii heli kui ka video pealt, ta analüüsis seda, et kuidas tema laps õppis rääkima. Ja sealt selgus väga huvitav asi, mida siis ei osanud keegi kunagi nagu küsidagi, et kui need andmeid analüüsiti, lasti algoritmidena analüüsida, siis selgus, et kui laps ütles ühe sõna, siis täiskasvanud hakkasid rääkima temaga kasutades keerukamaid lauseid ja keerukamaid sõnu. Kui läks nädal mööda ja teist sõna ei tulnud, siis täiskasvanud automaatselt alateadlikult hakkasid rääkima jälle lihtsate sõnadega ja lihtsamate lausetega, kuni laps ütles järgmise sõna. Ja siis läks jälle keerukas ülesse ja siis tuli alla, ülesse ja alla. Asi, mille peale me ei oska küsidagi sellist asja. Et suurte big data või suur andmete pealt saame hakata ütlema algoritmile, et ütle mulle, mis on õige küsimus, mida küsida. Me saame nagu hoopis teistsuguseid asju teha. Ja et meil on siis võrgustikud kogu tarneahela lõikes, et meil terved tarneahelad muutuvad nähtavaks. Et kus mingid tellimused parasjagu on, kui kaugel ja mis nagu toimub. Et see võrgustumine on siis nagu tegelikult selle tööstus 4.0 nagu siuke võtmesõna. Ja kui vaadata nüüd siis seda protsessi nagu teise pildiga, et tootevalik, et mis on juhtunud siis tootevalikuga ja partii suurusega nende tööstusrevolutsioonide käigus. Et kui käsitöö oli, tootevalik oli väga suur, et iga kingsepp tegi täpselt sinu jala järgi, siis masstootmisega meil tootevalik kukkus oluliselt väiksemaks, standardiseeriti, aga selle eest jälle siis partii suurused läksid üles, suudeti hinda nagu saada odavamaks. Automatiseeritud masstootmisega läks siis veel, valik läks veel kitsamaks, aga seevõrd siis nagu ka hind odavamaks, sest et suudeti veel suuremaid partiisid toota. Kus me täna oleme siis siin tööstus 4.0, et mis siis peaks meile võimaldama siis nagu mitmes suunas liikumist, et ühtepidi hakata personaalseid tooteid tegema siis, ja teiselt pidi tänu siis infole suuta siis teha globaalseid tooteid, mis siis tõesti me leiame need turunišid ülesse, kus on täpselt seda sama toodet vajataksegi väga erinevates riikides, väga erinevates piirkondades, et me suudame siis seda täpselt seda sama toodet müüa väga erinevates regioonides või globaalselt ja siis regionaalsed lahendused, et mis on siis siin kuskil kahe vahepeal, et ei ole väga standard üle ilma sama asi, aga siis suudame teha regiooni spetsiifilisi lahendusi. Ja eriti ägedad on siis nagu need variandid, kus me suudame siis kõike koos teha ühes samas tehases. Ja mis on siis selle asja juures veel huvitav, on siis kiirus. Et kui me vaatame, et kui kaua läks aega siis tööstuse esimese revolutsiooni tegemiseks, kui esimene mehaaniline siis ketrusmasin oli siis 1784 ja et siis meil nii-öelda konveierlint Tapamajas oli 1870, et circa siis 100 aastat, et siis tööstusrevolutsioon 3 ja 4 protsessid on oluliselt kiirenenud. Et asjad jooksevad nagu peale palju kiiremas tempos ja juurutatakse palju kiiremas tempos, kui seda seni on. Ja komplekssuse aste läheb järjest nagu suuremaks, et üks inimene ei suuda enam nagu hoomata siis kogu seda tarkvara ja riistvara lahenduste võrgustikki, et selleks on vaja sul nagu meeskonda inimesi, kes siis sellega hakkama saavad. Ja kui me nüüd räägimegi, et mis tahaks nagu hinnata, et kus me siis nagu ise oleme või mis seisus me nagu oleme, et siis mida peetakse siis nagu 3.0-iks, et prooviks siis puust ja punaselt nagu öelda, et mida teised targad on öelnud, mis on siis 3.0 ja mis on 4.0. Et 3.0 on see, et kui meil on arvutid tootmises info edastamiseks, meil on CNC-masinad, meil on keerukamad tootmisjuhtimise tarkvarad kui Excel, kuigi Exceliga saab väga ägedaid asju teha, käisime Viljandi aknas ukses, nemad ütlesid, et kui nemad läksid üle suurele Microsofti ERP-ile tootmisjuhtimise või ettevõtte infosüsteemile, siis teatud lõik, nad enne sinnamaani tegid Excelis, teatud lõik sellest analüüsist, tootmise analüüsist ja planeerimisest jäigi Excelisse, sellepärast et see juurutusfirma ütles, et see, mis te olete Excelis makrodega teinud, on nii keeruline ja nii nagu vinge, et selle tõstmine Microsofti tootesse, ERP-i, läheks teile nii palju maksma, et seda ei ole mõtet teha. Et kasutame, liidestame teile superägeda makrodega Exceli ära selle meie ägeda ERP-programmiga.
et Excel on tegelikult väga võimekas, kui seda õigesti kasutada. Mõne klikiga varude tellimine ja töökäsud, et siis kui tuleb kliendi tellimus, siis ühtepidi lähevad siis meil automaatselt välja siis varustajatele tellimused selleks, et seda kliendi tellimust ära täita ja teistpidi siis lähevad programmid siis CNC-masinatesse, et mis järjekorras siis asju nüüd tootma hakata ja inimene siis pingi taga peab siis valima lihtsalt, panema õige materjali sisse ja valima õige programmi. Arvutid tootmises, see on siis seotud selle esimesega, et see info siis liigub sinna tootmisliinidele, et mida nad täpselt seal tegema peavad, mis tellimus ja mis järjekorras. RFID kiibid, mis on siis raadiosignaali põhine tuvastamine, et ilma kontaktivabalt suudetakse siis tuvastada. Kõige lihtsam RFID kasutus on siis see, kui te poes lähete läbi turvaväravate ja midagi hakkab piiksuma, siis see on ka RFID kiip. Aga et need, mida tootmises kasutatakse, on nagu väiksemad ja natuke teise loogikaga. Aga põhimõtteliselt sama värk. Või siis ribakoodi toodete jälgmine. Et see kõik on tööstus 3.0. Et jube paha lugu, et väga paljudes, kui me ennem siin täna nägime, et suur osa sektorist on väikeettevõtted, et väga paljudes ettevõtetes selliseid lahendusi ei ole ja võib-olla ei olegi mõistlik nagu üldse juurutada, sest need ei tasu mitte kunagi ära. Mis siis on nagu, mida siis nagu üldiselt, miks me seda 3.0 siiski peaksime nagu juurutama, et mis me sellest saaksime, kui me need asjad ära teeksime. Välja on toodud, et kasutegurid siis ettevõtetel, mis nad on saanud sellest, kui nad need asjad on ära teinud, on varade nähtavuse tagamine. Ehk siis, et ma tean, kus mul mingid asjad on. Seda nii siis tootmises, kui ka siis laos, kui ka siis seadmed. Protsesside nähtavus, ma saan nagu jälgida, kus midagi on, kus on mingid tõrked. Vigade tuvastamine, tagantjärgi kontrollimine, et mis läks ussi ja kuidas ma järgmine kord saaksin seda viga ennetada. Kõige ägedam näide selle kohta, mida mina, kindlasti on neid veel, aga ühte, mida ma tean, on siis Saint-Gobaini tehas siin samas Tartu lähedal, klaasitehas. Et nemad siis juurutasid ka sellise protsesside jälgimise lahenduse, nemad kasutasid Evoconi süsteemi, Eestis on ka Global Reader, pakub sama sarnast lahendust. Ja siis tänu sellele meistri ülesanne muutus. Kui siinamaani oli meistri ülesanne oma vahetusest võimalikult palju toodangut välja peksta või meelitada, piits või präänik, siis pärast selle süsteemi juurutamist, kus süsteem ütles ette, mis temposse nagu tegema pead asju, siis meistri ülesanne oli see, et vähendada top 5 põhjust, miks meil on tööseisakud, vähendada neid top 5 põhjust 10% nende esinemissagedust. Ehk siis sa pead tegelema põhjustega. Selle eest, kui sa suudad põhjused ära likvideerida, saad boonust, kui ei suuda, ei saa boonust. Töö iseloom muutub. Mis siis on nagu maailmatase selles osas, mis see 3.0, mida suudetakse teha, siin on 2013 aastal Ima Schelling on siis mööbli plaaditööstusele siis erinevaid lahendusi üles pannud, et siin on siis täisautomaatne plaadilõikus, et kus on siis see ladu, kus siis siin see vaakumiga siis tõstetakse neid siit laost õigeid plaate ja siis kogu ülejäänud tootmine on ka siis täisautomaatne, et ja nad suudavad siis väidetavalt siis ühes vahetuses teha 7000 erinevat plaati. Et partiid on siis nagu väga väikseks läinud, mida nad siis suudavad nagu teha. Siis Homage grupp, siin ma räägin tõenäoliselt asju, mida te kõik, kes on Ligna messil käinud, on nagu teavad neid asju, aga ma lihtsalt tausta mõttes nagu kordan need asjad veel kord üle. Et Homage grupp või Homage grupp, kuidas keegi hääldab, et nemad on siis 2015 tulnud välja siis mööblitööstusele just ka nagu MDF või plaatmööblitootjatele lahendustega, kus on siis partii suurus on 1, et siis see seadmepark siis suudab sul toota erinevate suurustega tükke suvalises järjekorras, et sa ei pea neid erinevaid partiisid kokku komplekteerima ja et siis sarnased tooted lähevad sarnaselt järjest, vaid on täiesti suva, millises järjekorras need lähevad. Siis 2016, siit hakkame nüüd siis minema tööstus 3.0-st üle nagu 4.0-ks, et 2016 siis nad Homage grupp demonstreeris siis
Itaalias Battistella mööblitööstuses siis seda jälgitavust, kus sul lisaks sellele, et sul võib ühekaupa erineva suurusega tükid mööda liine minna, siis kus neid lõigatakse ja servakanti peale pannakse, et siis sul on ka kõik need tükid nagu kogu tootmisahela osas, kogu ettevõtte ulatuses reaalajas nähtavad, kus mingi tükk parasjagu on. Ja see on siis nagu siin kogu selle tarneahela pilt siis, et kus sul on siis erinevate värvide ja suurustega on siis näha, et kus mingid tükid parasjagu nagu siis on. Ja nemad suudavad siis teha väidetavalt siis maksimaalselt, jah, see on jälle muidugi need seadmetootja ilusad lubadused, mida tuleb teatud koefitsiendiga võtta, et 30 erinevat detaili minutis siis suudavad nagu teha, see liinide kiirus siis. Ja siis lähemale tulles siis 2016 on ka Poolas valmis saanud siis tehas 24 000 ruutu, kus siis on ka täisautomaatne ja partii suurus on 1. Pehme mööbli poole tulles siin nii ägedaid lahendusi veel väga ei ole, et Lectra lubab siis välja tulla, et 2017 nad on katsetanud, et mõningaid väikseid videoklipikesi juba näitavad oma katsetustest, aga 2018 tulevad välja siis täisautomaatse lõikesüsteemiga pehme mööbli jaoks, et siis kõik lõikamised toimuksid täisautomaatselt ja seal on ka eesmärgiks siis võimaldada eri suurusi teha mugavamalt. Kuidas see täpselt nende puhul välja näeb, et eks seda siis 2018 täpsemalt kuuleb, et väga täpselt seda nad ei avalda veel, et mis nad täpselt teevad. Et sujuvalt oleme jõudnud siis sinna, et kus me selle Homage grupi puhul siis nägime, et seadmed juba omavahel suhtlevad, üks seade annab teisele ületootmist, inimest sinna vahele vaja enam ei ole, kui just mingit tõrget ei teki. Ja et mis on siis see tööstus 4.0, et kuhu see Homage grupp nagu ka siis kõiki tootjaid kutsub ja ütleb, et see on nagu äge asi ja et nagu see on see, kuhu nagu trend liigub. Et ega siis tootjad ei tee seda sellepärast, et keegi on nagu öelnud, et on äge mingisugust robotit või tarkvara juurutada. Seda ikkagi tehakse põhimõtteliselt 2 põhjusel. Kas ma teenin täiendavat tulu või ma alandan kulusid. Ega ma muu pärast ju tootmises mingeid asju ei tee. Et mis see täiendav tulu siis võib nagu olla? Et siin on siis selline üldine pilt, mida siis nüüd peaks hakkama tõlgendama, et mida see siis mööblitööstuse jaoks tähendab või et kas siin on üldse mööblitööstuse jaoks nagu rakendusi. Digitooted võib-olla on, võib-olla ei ole meie jaoks, suurandmed ja nende analüüsimine, et mida me sealt siis kätte saame, probleemide põhjuseid või muid huvitavaid asju, tootestamine, siis isikustamine, et kui on tootmise ühiku partii suurus on 1, et mida me siis teha saaksime tänu sellele, kas me saame mingit suuremat lisandväärtust juurde panna sinna, teenuste digitaliseerimine, et mingite asjade jälgitavaks muutmine, rääksime siin circular economist või siis ringmajandusest, et on näited nendest mööbliettevõtetest, pealmiselt küll kontorimööbli valdkonnas, kes siis võtavad oma tooteid tagasi ja teevad seda toormaterjaliks, müüvad toormaterjalina tagasi või siis teevad siis nii-öelda upgrade oma mööblile või remanufacturing, et selliseid lahendusi nagu siis on juba, kus siis tänu sellele, et ma valdan infot, kus mingid asjad on, et ma saan teha asju teistmoodi, kulude alandamine, reaalajas kvaliteedikontrollid, kliendipõhine paindlik tootmine, ennetavad hooldused, need on sellised asjad, mis on kõige levinumalt tuuakse välja, mida see seadmete omavaheline suhtlus ja tarkus meile siis nagu võiks nagu anda. Ja et mis vigureid või asju me siis saaksime kasutada selleks, et kõiki neid ägedaid asju nagu ära teha ja neid tulusid suurendada ja kulusid alandada. Et alates siis mobiilsetest seadmetest, värkvõrk, eesti keeles on uus vahva uudissõna, Internet of Things ja asjade internet on siis sellele leitud uus sõna värkvõrk, minu arust päris vahva leid. Asukoha määramise tehnoloogiad, igasugused inimesega koostööd tegevad robotid, tiksoja kahjuks ei saa neid vastu võtta homme, aga et iseenesest, kui teil kunagi on võimalik tiksojasse minna, et siis neil on seal nagu need robotid olemas, mis inimesega koostööd suudavad teha, mida ei ole vaja võrgu taha peita. Isikute tuvastamine, 3D printimine, vastavalt vajadusele mingisuguseid komponente, targad sensorid, suurandmed, klientide profileerimine, liitreaalsus, pilvetehnoloogiad.
et need on need asjad nagu siis, mida me saaksime kasutada selleks, et seda ägedust kätte saada. Ja kui nüüd proovida kokku võtta, et mis on nagu need nii-öelda kasulikumad või siis nagu loogilisemad asjad, mida see tööstus 4.0 meile annab, et põhiliselt räägitakse sellest, et seadmed omavahel suhtleksid, et me saaksime siis kogu tarneahela ulatustest, tarnijatest kuni kliendi laoni, oleks meil see asi nagu nähtav ja jälgitav, mis eeldab päris palju usaldust. Nii et ei pruugi olla üldse tehnilised põhjused, miks me seda teha ei saa, vaid hoopis usalduse küsimused. Otsuse tegemine, andmine tarkvarale ja seadmetele, et inimese ülesanne monitoorida, kas seadmed teevad seda, mida talle on ette antud, et ta peaks tegema. Ennetav diagnostika ja hooldus, ressursside ja energiatarbe dünaamiline juhtimine. Et see elektritarbe dünaamilist juhtimist siin Eestis ka juba pakutakse erinevaid lahendusi tööstusettevõtetele ka. Ja targad tooted, mis siis annavad meile tagasisidet selle kohta, et kuidas asju kasutatakse. Autotööstuses on see hästi levinud, et siin oli eelmisel aastal oli üks härrasmees Siemensist rääkis, et nende boss oli ostnud uue Mercedese ja siis, kui ta oli umbes 6 kuud sellega sõitnud, siis ühel kiirteel läks korraks mingi tuli põlema ja siis mingi hetk kustus ära. Ja poole tunni pärast helistati talle siis supportist, autoteenindusest ja öeldi, et me nägime, et teil on niisugune probleem selle autoga, et millal me võiksime teile broneerida aja, et te saaksite läbi tulla, et me garantii korras vahetame selle jupi välja, mis teil seal nagu hakkas väikest errorit, veateadet andma. Nagu. Et see on juba tänapäeval olemas, kallimatel autodel. Kusjuures see juht ise, see boss, kes selle autoga sõitis, ta ise ei mäletanud, et ta oleks sellisele lepingule alla kirjutanud, et tal niisugune teenus on, et see oli tema jaoks tuli ka täieliku üllatusena. Ja mis on oodatavad kasud, et siin on McKinsey poolt välja toodud, siis, et kui me neid asju siis suudaksime rakendada, et toote jõudmine kliendini, suudaksime seda protsessi kiirendada, tarneahelatest läbi kiiremini asju saada, hoolduskulusid alla saada, tõsta tootlikkust ja vähendada siis seadmete seisakuid. Ja see kõik võiks siis nagu peegelduda kasumlikkuses. Ja ka siis käibekasvus. Tore jutt, aga mis on see praktiline pool, et kuidas ma sellega siis nagu peale hakkan või mis ma sellega nagu teen? Et siin on siis üks pakkumine, et mis on need sammud võiksid olla, et mida siis teha, et proovida kõigepealt nagu aru saada, et mida see tööstuse 4.0 siis minu jaoks tähendab, et kas ma peaksin alustama kõigepealt tööstus 3.0-st, et seadmed saavad suhelda omavahel siis, kui mul on seadmed, mis omavahel suhtlevad ja mis kasu mul sellest võiks nagu olla, siis kuidas ma saaksin kõige odavamalt ja soodsamalt teha mingi piloodi ja testida ära, et kas sellest lahendusest minu ettevõttes üldse tolku on, mida mul siis oleks juurde vaja, ja kuidas ma neid andmeid, mis siis nagu tekivad või see andmete kasutus on see võti siin, et kuidas ma neid andmeid, mis mul siis tänu sellele uuele süsteemile tekib, kuidas ma neid kasutaksin ja mismoodi siis aitaks mul siis protsessi nagu edasi juhtida. Ja siin on ka siis üks, ma ei hakka seda nagu ette lugema, aga siin on põhimõtteliselt siis selline hindamismetoodika, et kus igaüks saab siis ise hinnata, et kus ta mingil tasemel nagu on ja siin on siis omad küsimustikud nagu taga, et neid küsimustikke, kuidas oma nii-öelda tööstus 4.0 võimekust hinnata, et neid on nagu mitmeid, et kui kellegi on huvi, et siis oleme tsentris oleme ka kokku panemas ühte sellist väikest raportit selle kohta, et millised need viisid on, et kuidas hinnata, et mis mu järgmine samm võiks nagu olla. Ja lihtsalt nagu siis võrdluseks, et miks me ikkagi võiksime ja peaksime selle tööstus 4.0-ga nagu seda tõsiselt võtma, et väike statistika, et periood 2007–2012, et Euroopa mööblitööstuse valmistoodangu maht siis rahalises mõõtmes langes 13% ja hiinlaste oma kasvas 230% samal perioodil. Et maailm ei maga ja et hiinlased on täpselt samamoodi oma tööjõuprobleemidega ja asjadega jõudnud nii kaugele, et nad tahavad ka automatiseerida ja päris hoogsalt. Ja nad on siis selleks ka oma siis strateegia välja töötanud, aga et nagu nad siis ise ka Aasia eksperdid välja toovad, et see ei ole nii lihtne, et see tööstus 4.0, et kas ta nagu aitab meil saavutada seda, mida me tahame, et sellel on palju nagu takistusi ja mitte ainult nagu tehnoloogilisi. Laias laastus siis, et kuhu me siis nagu võiksime sihtida, suurema marginaaliga tooted, et kas me saame tarkust mööblisse panna, täna veel ma ei julgeks sellele väga kindlalt jah öelda,
küll aga siis oleme seotud ühe Euroopa mööblitootjate sellise ühise projektiga, KOST projektiga, mida siis Horisont 2020 raames rahastatakse, et seal me üritame siis kambakesi mõelda Center ja teised sarnased keskused, et mida tähendaksid targad nagu mööblitooted, kuidas need aitaksid siis kaasa elukvaliteedile vananevas Euroopas. Reaalajas andmete töökeskude edastus, õige info otsuste tegemiseks, töö lihtsustamine ja tõrgeteta tootmine. Et võib-olla need on sellised märksõnad, mida siis sellest suurest tööstus 4.0 jutust nagu välja tuua. Ja keda veel huvitab, et siis internetist võib ka nagu otsida, et Eestis on siis üks ettevõte, kes on siis võetud Infotehnoloogia Liiduga koostöös ja klastriga koostöös siis nii-öelda testimise alla, et see on siis mehaanika- ja elektroonikatoodete tootja Hürles, 5 miljoni eurose käibega ja siis seal proovivad siis 6 Eesti juhtivat tarkvara ja nagu infotehnoloogia lahenduste pakkujat tootmisettevõtetele siis leida viise, et seal on nagu kuni 40% ebaefektiivsust on üles leitud sellest ettevõttest, et kuidas seda siis nagu vähendada. Et siis jääme huviga ootama, et mis sealt nagu tuleb ja kuidas siis neil see juurutamine nagu läheb, et selle elektroonikatööstuses on seda tsiba lihtsam teha kui võib-olla mööblitööstuses. Ja mis võiksid olla konkreetsed järgmised sammud, et homme kell 12 on Spark demokeskuses siis Neerius Janutševitsus räägib meile siis sellest Leedu kogemusest pikemalt, et mis on need praktilised sammud, et mida me saame ennem ära teha seda, kui me hakkame roboteid ja sensoreid ostma, et mis variandid seal veel on. Et kui mul ei ole raha veel robotite ja sensorite ostmiseks, et mida ma siis teha saaksin Leedu kogemuse pealt. Ja 9. novembril on siis meil Centris äriprotsesside optimeerimise üritus, et näitame siis ettevõtete näiteid, et kes on siis proovinud leida neid kohti üles oma tootmises, mida tasub automatiseerida, mida tasub standardiseerida ja mida ei tasu ja kuidas see on siis nagu päriselt välja kukkunud, et milliseid protsesse on nagu suudetud kiirendada. Nende mõtetega ma siin lõpetaks ja siis ma kutsuks Herki endale appi, et kui kellelgi küsimusi, et siis jõuame paar kiiret küsimust võtta. Täname Kalevit ja kas kellelgi on küsimusi tööstuse digitaliseerimise teemal? Ma küsin koha peal. Lihtsalt sa jooksid väga kiiresti üle, sul oli üks selline slaidil, oli üks selline imelik või tähendab huvitav isegi, sul oli tööstuse rentimine. Mida sa selle all mõtlesid? See on siis sellise hiinlaste slaid. Nad tõid seda siis näitena, et sisekujunduste puhul siis Hiinas on tekkinud selline kombinatsioon teenus, et sisekujunduslahenduste puhul siis inimene läheb sisekujundaja juurde, kes siis omab seda infot, et kes suudab mida toota lähiregioonis ja millistest veebikataloogidest ma saan milliseid asju ja siis koos inimesega pannakse siis kokku tema jaoks nagu ideaalne siis sisu korterile või majale ja siis selleks, et see nii-öelda sisedisainer siis ta ise tootmist ei oma, aga tal on siis mingid teatud lepingud, et ta nii-öelda rendib tootmisvõimsust teatud mahus, nagu, et sa teed mulle nagu mingeid siukseid asju teatud mahus. Et see on nagu võib-olla peen nimi allhankele, aga et noh, nagu ise nad nimetasid seda tootmise rendiks ja kuna see toimub nagu natuke teise loogikaga, et mitte tootja ei rendi või tootja ei võta allhanget, vaid nagu teenuse osutaja võtab teenusena seda tootmist sisse ja siis nad nimetavad seda nagu tootmise rendiks. Ma ütleks ka paar sõna kommentaariks, et see 4.0 on muidugi väga ahvatlev ja ilus selline perspektiiv ja me saame hirmsasti palju mööblit teha ja kõik läheb väga hea arenguga. Aga nüüd selles on üks väike probleem. Nimelt, kui kasutatakse demokraatlikult andmeid ja neid töödeldakse algoritmi põhiselt, siis võib juhtuda nii, et algoritm ütleb meile nii, et nüüd tuleb tõmmata mööbli tootmisest pidurit. Kõik, tänan. Ei, neid vahvaid probleeme, mis tekib, on nagu mustmiljon ja et detsembris me proovime teha Centris ka ühe ürituse, kus siis räägime ka tarkvaraga seotud riskidest ja nendest, et millega peab arvestama, kui me digitaliseerime oma tööstust nagu rohkem. Aga igal juhul
Tsentri poole pealt olen alati avatud nendeks diskussioonideks ja ühe ettevõttega me siis katsetame, et proovime aidata siis tootmisjuhtimise tarkvara valida, et täpselt samad võimalused on ka siis teistel ettevõtetel meiega ühendust võtta ja vaadata, kuidas sellest keerulisest tööstus 4.0 maailmast nagu aru saada ja et mis sellega nagu võiks endal nagu peale olla hakata. Nii, aga aplaus Kalevile!